Tere kutid, otse sinna veekogusse. Päris ämblikmehe auto on sinna kukkunud, nii et ma tõin oma hiiglasliku magneti, et seal magnetpüüki teha. Ma ei tee nalja, vaadake neid ideoid. Jah, see on päris ämblikmehe auto, mis ajab politseid taga. Ja vaatame nüüd. Jah, see on ämblikmees, kas ta on päris või võlts? See näeb imelik ja veider välja, kutid, aga tundub, et praegu sain millegi külge. Mu köis näeb pingule. Mis te arvate? Kas see on päris ämblikmehe auto? Sest vaadake seda videot, kutid. See on ämblikmehe auto, mis kihutab mööda maad. Ja siis kukkus see lihtsalt vette, kutid. Päris ämblikmehe auto on kuskil seal vee all. Ja nüüd, kui tunnen, et mu köis läheb väga-väga pingule, vaadake, midagi punast tuleb välja. Issand, kutid! Kas see on päris ämblikmehe auto? Jah, see tuleb veest välja. Issand, see on punane ja ma näen ämbliku. Kutid, see ei ole terve auto, vaid see on auto kapott koos ämblikuga. See on punane kapott ja must ämbliku võrk. Ja siin näeme väga ohtliku ämbliku. See auto kapott näeb tõesti välja nagu see ämblikmehe auto. See on uskumatu, kutid. Nii et see ämblikmees ei ole võlts. Vaadake neid videoid. Need on päris. Ja see, kus auto alla kukub, on päris. Nii et see võiks kuskil seal alla kukkuda. Nii et viskame magnetit edasi, et veel midagi leida. Ma polnud kindel, kas see on tõsi või vale, aga nüüd võib see tõsi olla. See tähendab, et ämblikmees on vee all. Nii et peame jätkama magnetpüüki, et teda päästa. Me võime ämblikmehe ise üles leida. Ja tegelikult ma tunnen midagi. Tule, lähme! Vaata, seal ongi, issand jumal! See ongi ämblikmees. Jah, me päästsime ta, kutid. Me päästsime selle ämblikmehe. Ei või olla. See on tema pea. Ei, kuidas see võimalik on? Ta sõitis oma autoga ja siis tuli tal pea otsast ära. Vaatame siis, kes peidab end ämblikmehe taga. Mis pagan, kes see on? See ei ole Peter Parker. See on mingi rumal nukk mannekeenil. Kus on ämblikmees? Issand, me peame peategelase päästma. Ämblikmees on tegelikult mu lemmik superkangelane. Paneme siis maski niimoodi pähe. Ja jätkame teed magnetpüügile. Lähme! Me peame ikka veel ämblikmehe päästma. Me peame veel aru saama, kuidas see kõik on seotud. Me peame leidma ämblikmehe auto. Me saime midagi head. Võib-olla saame kogu auto veest välja. See tuleb veest välja. Ja see on ka punane, kutid. See on ka punane. Oh, issand. See on uskumatu. See on veel üks osa ämblikmehe autost. See on auto uks. Ja siin on kirjas ämblikmees. Nii et meil on mitu osa ämblikmehe autost ja on väga raske hingata. See ei ole päris Peter Parker. See on mingi võlts mannekeen. Ja see mask, ma ei tea, kas see on päris või mitte. Aga see auto, kapott ja see ilus ning ebatavaline uks koos selle musta võrruga siin kuuluvad tõesti ämblikmehe autole. Nii et me võime eeldada, et see video, mida me nägime, kus auto kukub vette, on päris. Aga kas see oli päris ämblikmees või võlts? Aga ikkagi, kui see kõik on tõsi, siis on ämblikmees vee all ja meil pole aega. Ta võib juba surnud olla. Me peame kiirustama. Aga kutid, mul on midagi magneti küljes. See pole väga raske. Aga see on kindlasti mu magneti küljes. Vaata. Jah, midagi punast tuleb välja. Oota, see on ämblikmees. See on ämblikmees. Ämblikmees, eks? Ei, see ei ole. Oota, see on autorool. Ja ämblikmehe kostüüm on liimitud ämbliku võrku. Nii et ta sõitis selle ülikiire autoga ja kogemata liimis ta end ämbliku võrguga rooli külge. Läheme sellest ämbliku võrgust välja. Oh, issand, see on rool Spider-Mani sportautost ja see on päris Spider-Mani kostüüm. See on hullumeelne. Aga miks Spider-Man jättis oma kostüümi autosse? Võib-olla on see kuidagi seotud õnnetusega. Paneme selle siis selga ja võtame välja. Ma olen alati unistanud, et saaksin end proovile panna Spider-Manina. Praegu mu unistus täitub, saab teoks. Jah, palun. See on natuke märg ja külm.
Nii et jah, nüüd olen ma nagu Spider-Man. Proovime kogu olukorda rekonstrueerida. Spider-Man istus oma sportautos niimoodi. Ja kogemata sõitis ta liiga kiiresti ning kukkus otse vette. Ma leidsin siit midagi. Issand. See on ämblikmehe auto rattaketas. See on veel üks tõend, et kogu see lugu on tõsi. Ma leidsin selle juhuslikult, kukkudes sellele peale, kahjuks vee sees, aga me leidsime selle vee alt. Nii et see ongi kogu auto, kogu ämblikmehe auto lõi vastu maad. Niimoodi. Auto oli vee all ja seal oli üks ämblikmees, nagu mina, aga ta on ikka veel seal. Hakkame magnetit viskama, et teda leida. Sest me ei leidnud ühtegi tema osa. Kostüüm, mask, aga mitte ämblikmeest ennast. Aga nüüd tunnen, et mu magneti küljes on midagi. See ei ole väga raske, aga see on kindlasti midagi. Vaadake, veel üks punane asi tuleb veest välja. Ja siin on ämbliku kujuline märk. Poisid, ma tean, mis see on. See on võrguheitja, nii et me saame selle asja niimoodi panna. Ja nüüd ma olen nagu päris ämblikmees. Ma saan võrku tulistada. Issand, see on hullumeelne. See on töötav võrguheitja. Proovime selle ära. Lähme, paneme võrgu puu külge. See töötab. Ämblikmees, ämblikmees. Proovime veel korra. Ämblikmees, ämblikmees. See töötab. See töötab. See on kena ämblikpüstol. Aga jätkame magnetpüüki. Aga poisid, meil on ikkagi lõbus. Aga vee all võib olla päris ämblikmees. Kogu tema auto. Nii et me ikka veel ei tea, miks ta vee alla kukkus. Miks ta nii naljakas välja nägi. See on ju ämblikmees, eks? Jah, poisid, ma tunnen, et siin on veel üks leid. Kindlasti. See tundub imelik ja veider ning nagu mingi hiiglaslik metallist asi. Ja siin see on. Veest tuleb välja mingi kummaline metallist asi. Issand, kutid. Mis see on? See näeb välja nagu Doktor Octopuse küünis. See on väga ohtlik tegelane. See on ämblikmehe kõige hullem vaenlane. Võib-olla on Doktor Octavius põhjuseks. Kes hävitas ämblikmehe auto? Võib-olla nad üritasid omavahel võidelda, aga kogemata haaras Octavius rooli. Ja see oligi põhjuseks, miks autoga juhtus avarii ja otse vette kukkus. Nii et kutid, ämblikmees on ikka veel vee all, aga kas see on päris või võlts? Kas ta vajab ikka veel meie abi? Kas ta on elus või juba surnud, kutid? Seekord tunnen ma midagi rasket. Vaadake, kuidas mu köis pingule tõmbub. See võib tähendada, et meil on kogu ämblikmehe auto ja me saame kogu auto veest välja tõmmata, sest see on väga raske. Nii et ma pean olema väga tugev ja väga võimas, nagu päris ämblikmees. See ongi asja mõte. Asi tuleb välja. Punane ja sinine auto osa. Nii et kutid, see on veel üks auto osa ämblikmehe autost. Issand, vaadake, kui stiilne see on. Siin näeme ämbliku. See on relv. Ja see oli kuidagi kogu autoga ühendatud, eks? See on hullumeelne. See on kindlasti osa ämblikmehe sportautost. Aga mida see suur punane nupp teeb? Proovime seda vajutada. Issand, see on päris piits. Ämblik mis? Issand, palun. Issand, nii et see päris ämblikmehe auto oli varustatud võrguheitjaga. See tulistas vaenlasi. Kas see kõik on päris või mitte, ma ikka veel ei saa aru. Leidsime palju osi, mis olid seotud ämblikmehe autoga ja Octaviusega, aga mitte ühtegi osa, mis oleks olnud seotud päris ämblikmehega.
nii et ämblikmees võib ikka veel vee all olla. Jätkame magnetpüüki. Tulge poisid, jätkame. Me peame ämblikmehe üles leidma. Me peame leidma mõne osa temast või Peter Parkerist või Miles Moralesest või võib-olla Greenist. Hei poisid, kui te ikka veel vaatate, miks te siis ei telli? Mul on unistus jõuda võimalikult paljude tellijateni. 5 miljonit on minu unistus. Nii et palun, kui sa ikka veel vaatad, siis telli kohe praegu ja vajuta meeldib nuppu, kui sa armastad ämblikmeest. Ja poisid, ma näen midagi, see tuleb välja. Veel üks punane leid, see ongi king, see ongi saabas. Nii et see on osa ämblikmehest. Oota jaa, see on punast värvi ja see on ämblikmehe stiilis, aga päris ämblikmees ei kanna kingi. Miks siin on nii suur vedru? Päris ämblikmees ei saa ise hüpata. Väga kõrgele, nii et see võib kuuluda ainult võlts ämblikmehele, sest päris ämblikmees ei vaja midagi sellist. Oota. Wait, the Spider-Man. Ämblikmehe auto oli päris, aga see, kes seda juhtis, oli võlts. See annab meile vihje, et sellest aru saada. Kui võlts ämblikmees juhtis päris ämblikmehe autot, siis see seletab palju kutid. Jah, see võib tähendada, et võlts ämblikmees varastas ämblikmehe superauto päris ämblikmehelt. Ja ma tunnen, et meil on veel üks avastus tulemas, kutid. Midagi suurt ja musta tuleb veest välja. Ja kutid, see asi näeb välja nagu kott ja sellel on ämblik siin ning võrgud on igal pool. Aga see võib kuuluda päris ämblikmehele ja võib-olla on seal sees vastused või äkki saame teada midagi veel huvitavamat. Nii et avame selle ja vaatame, mis sees on. Ronimisliim, eriti tugev nakkuvus vertikaalsetel pindadel. Issand, see ongi liimipudel, nii et see ongi liim seal sees. Ma võin seda eeldada, sest siin on nii kirjas. Issand. Jah, see tõesti näeb välja nagu liim. Issand. Nii et poisid, kas te saate aru, kuidas seda kasutati? Võlts ämblikmees pani liimi oma kätele ja üritas ronida vertikaalsetel pindadel. Issand, liim on nüüd väga tugev. Nüüd saan ma kogu olukorrast aru. Need asjad ei saa kuuluda päris ämblikmehele. Ainult võlts ämblikmees võiks neid omada. Aga kogu auto, kogu superauto kuuluks päris ämblikmehele. Ja video alguses nägime palju videoid, kus ämblikmehe auto varastati. Ja see ämblikmees, keda me video alguses nägime, ei ole päris ämblikmees. See on võlts. Nii et see tüüp varastas ämblikmehe auto. Mind ei huvitada enam. See tähendab. Ma võin olla uus ämblikmees, kutid. Ma suudan teha paremaid asju ja ma saan teie jaoks rohkem magnetpüüki teha. Kui sulle see video meeldis ja kui sulle meeldib ämblikmees, siis palun ära unusta kanalit tellida, et saada minuga rohkem magnetpüügi seiklusi. Minu nimi on Slav ja aitäh vaatamast. Nüüd, see ämblikmehe mõistatus on nüüd paljastatud.